Tere! Juba mõnda aega olen vaimustuses ühest veebikeskkonnast, mis kannab pealkirja Learning Apps. Ja nagu te näete, on see veebikeskkond mitmes keeles: saksa, inglise, prantsuse, itaalia ja vene keeles. See on selline Web 2.0 rakendus, mis lubab siis luua selliseid õpiabi või õpetamisabi moodulikesi või programmikesi, mis on interaktiivsed ja koheselt kasutatavad kas siis veebileheküljel või selles keskkonnas. Ja selle eesmärgiks ongi lihtsalt luua selliseid lihtsaid õpiabiprogrammikesi. Siin on veel olemas ka pikk juhend, kuidas mida luua. Aga et need loodud asjad, programmikesed ka salvestuksid, siis on soovitatav registreeruda ja teeme seda siin. Kuna mina olen registreerunud, siis registreerumine käib siin, aga mina siis login lihtsalt sisse. Sisestan oma kasutajanime ja salasõna ja login. Nii, nagu ma ütlesin, on see hea selleks, et loodud asjad siis salvestuvad. Aga on ka teine võimalus, et esialgu näiteks ei registreeru või ka kui te annate õpilastele ülesande leida vastav mingi programmike, siis tuleks klikata lihtsalt kas siia Apps durchstöbern või Apps durchsuchen. Näiteks teema järgi otsite midagi, võtame teema familie, perekond ja enter ja näete, et siia on loodud mõned ristsõnad selle teema kohta. See lipuke näitab siin, kes on selle, mis keeles see on, kes on selle looja ja siin see silm mitu korda on vaadatud. Ja kui klõpsate kahekordselt siin peal, siis see töö avaneb ja see veebiristsõna on siis selline, et siin on kõigepealt ülesanne, saate aru sellest, et leida 13 sõna teema perekond kohta, okei, ja nüüd võib hakata koheselt lahendama. Ja tore on siin see, et tegelikult need sõnad siin lausa muutuvad. Aga kui leiate mingi õige sõna, siis viskab ta selle koheselt paremal pool olevasse nimekirja. Nii, momendil sellele rohkem aega ei kuluta. Nii, lähme tagasi. Või siis on ka selline võimalus, et te näete siin alle kategorien, see tähendab, et siin on siis kõik kategooriad, ausalt öeldes kõik õppeained, millest siis midagi on loodud. Ja kui te siit siis valite näiteks informaatika, näha, et siin on wiki teema kohta siis koostatud samasugune ristsõna. Nii, aga kui te olete selline tubli õpetaja või õppija, et tahate ise kõike luua, siis te klõpsate siia App erstellen. Ja siin avanevad siis need võimalused, need programmikesed, mida on võimalus luua. Siin on äraarvamismäng, kui kaugel miski asi on, valik veebiviktoriin, jällegi valikvastustega klassikaline veebiviktoriin, piltide korrastamine, siis video, kuhu on siis sisse pandud kas küsimused või mingid käsklused ja nii edasi, või siis pusle või maakaardi järgi midagi korrastada, kus mis asub, ristsõnad, arvuline selline jada ja paarilised leida ja nii edasi. Ja kui te tahate midagi luua, siis te klõpsate siin selle vastava huvitava programmi all siis näidete peale, saate näiteid vaadata ja kui ei, või näited on vaadatud, siis te klõpsate App erstellen, mis tähendab siis luua ja siis avaneb juba see keskkond, kus te saategi hakata seda vastavat programmikest looma. Nii, soovin teile edu ja teile rääkis Aimi Õesalu.